Tere, head festivalikülalised! Kohe-kohe on algamas 28. Suure muusikafestivali teine lõunatund. Ja mul on hea meel, et teise lõunatunni külaliseks on lavastaja, eestlaste elulugude uurija ja suure uhkustundega ütlen, et ka minu sugulane Merle Karusoo. Ja vestlust juhib, modelleerib, püüab suunata suur teatrisõber Streven Risto Herestus. Palun. Suur tänu. Võib-olla ma küsin kõigepealt veel korraldaja käest veel seda üle, et kuidas meil selle poolega on, mis puudutab, et meil on siin ka suur tänu suure publiku hulga eest, et kas publikul on võimalik ka oma küsimust. Võiks anda võimaluse. Võiks anda võimaluse. Siis ma loodan, et kõik, kes siia meiega täna ühinenud on, et saate kaasa mõelda ja kindlasti annan märku või võite teie märku anda, kui soovite meie vestluses mingi mõtte või küsimuse kommentaariga sekkuda. Aga teeme algust. Mul on omalt poolt hea meel sisse juhatada meie tänane kohtumine. Minu jaoks tähistab see siin Suure-Jaanis viibimine selles suhtes väga erilist sündmust, et olen oma elu Eestimaal elanud, aga pole Suure-Jaani kordagi varem juhtunud. Ja seetõttu kõik see, mis täna aset leiab meie vestluse, selle linna kogemine on nagu kindlasti väga suurepärane. Nii et ilmselt see läheb kokku ka sellega, millest me täna räägime. Et tihti võid elada inimese eestlasena aastakümneid ja ka ei teagi võib-olla iseendast ja enda ümber ümbritsevast sugugi palju. Ja ma arvan, et sellepärast kindlasti on meil täna hea võimalus Merle Karusooga rääkida veidike sellel teemal, mis puudutab üldse inimeseks olemist ja enda avastamist. Ja ka rääkida teatrist, et sissejuhatajal Priit Toobalil oli selles suhtes õigus, et tõepoolest mina omalt poolt olen siis teatrikunsti väga hinnanud, teatris toimuvat jälginud ja kui ma vaatan Merlele otsa, siis Merle on nagu väga olulistel hetkedel nagu selle isikliku teatriteadvuse tekke juures olnud, et ma mäletan, et üks, kui vaadata korra tagasi see siis Merle lavastaja töödele, siis see oli 92. aastal, kui üks minu esimesi kogetud lavastusi oli Täieline Eesti Vabariik, siis, mis oli Tõe ja õiguse 4. osa siis tehtud. Siis, kui ma olin keskkooli lõpetamas, oli võimalus Merlega kohtuda Vargamäel, kus erinevate kooliteatritega jõudsime nagu meie üheskoos teha siis Vargamäel sellise kooliteatrite suveetenduse Tõe ja õiguse esimese osa ainetel. Ja hiljem on mul olnud võimalus kogeda erinevaid lavastusi Küüdipoistest, Küpsuskirjandist, kuni siis selle kuulsa sarjani Kes ma olen, millest meil täna juttu tuleb. Nii et mina olen väga tänulik, et meil on võimalus üheskoos siin vestelda ja ma loodan, et tänasel olemisel olulistel teemadel. Ja ma teeksingi algust sellega, et kui võtta nagu üldse kokku see, et miks teatrit vaadata ja erinevaid teatri tegemise vorme kogeda, siis selle võib nagu kuidagi hästi lihtsustatult kokku võtta sellega, et eks ta ju aitab aru saada ja defineerida neid olulisi aluseid sellest, kuidas siis olla inimene, et mida inimeseks olemine üldse tähendab. Ja ma küsiksin võib-olla alustuseks sellise küsimuse, et kui
on saanud nii palju toimetatud eestlaste elulugude kallal, kui nüüd mõelda sellele, et peale Lavakunsti kateedri lõppu, siis Virgo arenduskeskuse mälusektoris hiljem või kogu selle aja jooksul ka projektiga Kesmoolav, et mis suunas see eestlase moraalne kompass siis näitab, et me kogu aeg nagu peaksime oma elu jooksul nagu selle moraalse kompassiga tegelema, seda seadistama, et kas selle eestlase moraalse kompassiga on kõik korras? Kuulsite nüüd, mis ta küsib ja mina peaksin oskama sellele vastata. Seda võiks ju küsida saali käest, et kes kuidas arvab. Vaat see ongi see, et huvitav, nii palju on tehtud igasuguseid sotsioloogilisi uurimusi, keegi ei ole küsinud veel või teinud sellist uurimust, mis annaks vastuse sellele küsimusele, et kuidas selle kompassiga, kuidas selle moraalse kompassiga on. Ma ausalt öeldes arvan, et sellega ei ole eriti hästi. Et ma olen läbi terve elu, aga miskipärast üsna sagedasti just viimasel ajal ikkagi põrganud sellele tõdemusele, et kui paljud meist ära läksid 44. aasta sügisel. Kui paljud meist ära läksid sellepärast, et ühed üle mere, teised koos Saksa vägedega. Et kui palju see Eesti genofond on ikka kannatada saanud ja kes need on, kes järele jäid. Mina olen ikka korranud midagi, mida mulle väga pahaks pannakse, aga ma ei saa keelata endale selle üle mõtlemast, et me oleme kõik kollaborantide kasvandikud. Et kas me nüüd tahame seda või ei taha, et kogu selle okupatsiooni aja jooksul oleme me aidanud seda okupatsioonimehhanismi üleval hoida. Ma tulen Ukrainast, nagu te võite näha, ja kohtumiselt nende veteranidega. Niikuinii esitatakse küsimus selle kohta ka, aga ma ütlen ära, et seal ma kuulsin sellist lauset, et Baltikum oleks laskunud ennast üle sõita, Poola oleks ka laskunud endast üle sõita, meie ei oskanud. Ma arvan, et Poola täna ei lase endast enam üle sõita ja ma arvan, et meie laseme, no see ongi vastus. Nüüd ma võib-olla lihtsalt ütlen paar sõna selle kohta, et ma ei tea, kui palju teist on juhtunud siis kogema siis seda, millega Merle Karusoo on siis tegelenud viimase, siis kui me räägime projektist Kesmo olen, see on kestnud üle 20 aasta. Jah, 90. lõpus algas. No tegelikult on esimene 82. aasta, kui ruumid on täis sisuliselt. Et kõik sellega just. Et Kesmo olen on selline projekt, mis on, ma arvan, üks pikaajalisem teatriprojekt, mis on nagu uute osalistega taas ja taas publiku ette jõudnud. Et mul on see meelde jäänud, et need ei ole sellised terviklikud lavastused, et neid kutsutakse esitlusteks. Et võib-olla kõige parem ikkagi, kui mina hakkan nüüd seda ümber jutustama, on see, kui saab sellise väikese ülevaate sellest, et miks on ka tänasel päeval oluline selle Kesmo olen projektiga jätkata ja mida ta siis nii selles osaleja kui selle kogeja vaates juurde annab. Et ju ma pean alustama algusest või üsna kaugelt, et kui see kedagi huvitab, siis mul on üks selline raamat, mille pealkiri on Kui ruumid on täis. Seal on mõned teatritekstid sees, mis on korjatud kõik sellise dokteatri meetodi põhjal, ehk siis selle sama Kesmo olen projekti meetodi põhjal. Et see oli 82. aasta, kui me Lavakooli 10. lennuga tegime diplomilavastusi, paluti mul teha. 10. lend on siis
selline lend, kust on pärit Andrus Vaarik, Anu Lamp, Katrin Nielsen, Jaan Rekkor ja nii edasi ja nii edasi. Tuntud nimed. Ja enne seda oli olnud just üks lavastus, mille järgi mind tuntakse tänapäevani ja olen 13-aastane. Me tahtsime sellele teha järje. Ja 81. aastal hakkasime küsitlema abituuriumit, et teha järg 13-aastastele. Aga 81. aastaks oli seis selline, et selja taga oli 80. aasta ehk olümpia-aasta ehk siis see kuulus jalgpallimatš seal Kadrioru staadionil ehk siis kuulus tudengite, trammide ja politseiautode kõigutamine ja siis nende kogunemine, laste kogunemine, laste pildistamine KGB poolt ja nende ülekuulamisele kutsumine, mis omakorda siis äratas üles nende laste vanemad, kes kirjutasid 40 kirja. Ühesõnaga, kui me tahtsime 81. aastal uuesti koolidesse minna, nagu me olime läinud selleks, et teha 13-aastasi, siis me pidime 5 ministeeriumi load saamas. Me tahtsime ka neid mitte ainult keskkoole, vaid teisi koole ka külastada. Ja kui me selle materjali saime, see oli siis läbi töötatud ja väga hea materjali, see muuseumis, kirjandusmuuseumis on see materjal täna kõik olemas, siis me tahtsime selle 10. lennuga teha lavastust nende abituuriumi kirjandite põhjal. Aga me saime paari päevaga aru, et miks me peaksime rääkima nendest lastest, kes on ainult 3-4 aastat nooremad kui meie ise, et räägime selle sama kursuse inimestest. Ja siis me hakkasime nendest rääkima ja me hakkasime rääkima nende vanematest, me hakkasime rääkima nende vanavanematest, me hakkasime rääkima nende probleemidest ja kui me siis selle teksti kokku panime, siis tuli välja, et need on asjad, millest rääkida 82. aastal Eesti Vabariigis ei tohtinud. Ehk siis meie elulood olid keelatud. Poolt sellest me mängisime, teist poolt me mängisime ainult kinniste uste taga, praktiliselt võib öelda, et me ei mänginud seda. Need tekstid on selles raamatus olemas. Ja sellest hetkest peale, kui ma sain aru, et need elulood on keelatud, siis hakkasime need elulugusid koguma. Ja kes ma olen projektini, me jõudsime niimoodi, et kui ma õpetasin Viljandi siis ta oli veel kultuurakool vist, või oli ta juba see kolledž. Õpetasin huvijuhte, siis Lagle Parek, nimi, mida te kindlasti teate, tahtis, et me läheksime Ida-Virumaale lastega teatrit tegema. Ühesõnaga nende diplomi lavastusteks ja see jälle mulle ei sobinud. Mõtlesime, et kui me läheme, mis me nendest väikestest lastest, kes on siis vene keelkonnas kasvanud, mis me nendest tahame. Ja siis me tahtsime nende vanemate ja vanavanemate lugusid. Ja see oli siis päris huvitav, me saime sellise, seal oli 60 last, oli kõikidest Ida-Virumaa linnadest ja meid oli 12 tudengit ja mina. Ja siis me panime selle kõik kokku Suure Nõukogude Liidu kaardi pealt ja siis me nägime, kust see meie Ida-Virumaa, kust ta tulnud on. Ja need rajad algavad, nagu arvata võis, Gulagi aladelt ja nendelt aladelt, kuhu siis kõik need Nõukogude Liidu vabariigid hilisemad, nende kodanikud küüditatud olid. Need sealt hakkas risti-rästi tulema, kuni kõik need siin Eestis lõppesid ja siis me nimetasime selle projekti, kes ma olen projektiks. Ja ma teen seda siiamaani. Ma teen seda tudengitega, ma tegin mis oli üks oluline asi, oli Narvas nende eesti keele õpetajatega ja see oli natukene aega enne seda. Me mängisime seda Narvas, seal see salvestati, me mängisime seda korra Tallinnas, esitlesime. Ütlen mina selle kohta, sest inimesed räägivad iseendast, need ei ole näitlejad, kes on laval. Need on inimesed ise, need õpetajad ise. Rooma klubi üritusel ja Rooma klubi salvestas ka, tahtis panna oma sellele kodulehele üles selle salvestuse, aga need osalejad ei olnud sellega nõus. See on alati niimoodi, et omavahel me räägime nii avameelselt, kui me üksteise kuuldes oleme valmis rääkima, aga enne kui me läheme inimeste ette, me küsime uuesti üle,
et kas sa rääkisid selliseid tekste, mida sa ei tahaks publikule öelda, siis me võtame need tekstid maha. Ja õpetajad ei tahtnud, et see, mis nad rääkisid, leviks selle kodulehe kaudu, Roomaklubi kodulehe kaudu ja siis me üles ei pannud, sest see on nende õigus. Aga enne seda juba oli niimoodi, et me rääkisime avameelselt kõikidest probleemidest. Aga kui tuli see, et millega me läheme nüüd Narva inimeste ette, siis oli väga palju oli seda, mida ei ole kunagi varem olnud, väga palju seda, et ma ei taha rääkida sellest, ma ei taha puudutada seda ja nii edasi. Ja põhjused olid muidugi täiesti mõistetavad, et ühtede puhul lihtsalt ei tahetud solvata oma kolleege, et kolleegid ei saa, venelastest kolleegid ei saa õigesti aru sellest probleemist sügavuti, et nad lihtsalt solvuvad, et see käib umbes nagu nende pihta. Teised kartsid oma töökoha pärast ja nõnda edasi. Aga seda oli nii palju, et seda ei saanud lihtsalt niimoodi jätta, et me tõmbame need tekstid maha ja moodustame selle esitluse teksti millestki muust. Et siis me tegime niimoodi, et nemad rääkisid kõik tavaliselt, seda ei ole, aga need õpetajad rääkisid kõik mikrofonidega. Et siis, kui tuli see koht, mis oli kärbe, et me pidime kärpima, siis koputati niimoodi selle mikrofoni peale. Ja esitlus tuli niimoodi välja, et enamasti kõik said ikkagi aru, mis nüüd täpselt ütlemata jäi. Ja nemad mainisid esimest korda seda Vene tanki, seda probleemi, siis oli tank veel püsti. Ja ma arvan, et nad pärast võisid kahetseda ka, et nad ei lasknud üles riputada seda, sellepärast, et paari aasta möödudes hakkasid kõik need protsessid toimuma riiklikul tasemel, mille üle nemad seal nurisesid. Nii et nad olid selles mõttes olid pioneerid ja muidugi oli ka asjamehi seal, olid kutsutud sinna igasugused integratsiooni pomod ja ministritest ei tulnud keegi, kelle küsimus on, aga mingid allasutused ikka tulid. Ja see arutelu probleemide üle oli siis veel väga hambutu. Sama hambutu, nagu alati on kõik arutelud integratsiooni probleemide üle olnud. Nüüd oli pikalt sai, palun. Hea, et saime sellest taustast ülevaate, aga kuidas tundub, et kas nüüd viimastel aastatel just oli juttu, et tudengitele on saanud neid teha, siis noortele me ju tihtilugu loodame ju seda, et mingid võib-olla vanad hävitavad mustrid saavad lahenduse uue põlvkonnaga ja nii edasi ja kui arvestades, et olete ikkagi, ma kasutan võimalust sellise lugupeetud rahvusmõtte kandja Laurevati käest seda küsida, et kuidas siis tundub, et kas kui need uue põlvkonna noortega kokku puutuda ja nii edasi, et kas siis ilma nagu teiepoolse juhatuseta või selliste projektideta oleksid nad hädas või kas nad tegelevad nende küsimustega, mis just see, kes ma olen protsessides esile kerkivad ka iseseisvalt või ikkagi tuleks juhatada selleni ja kas see siis see, kui seal võivad olla mingid küsitavused ja sellised puudujäägid, et kas see on sellise otsustava kaaluga? Minu kogemus ütleb seda, et eestlased on üsna varmad oma juurte jälgi ajama, nad tunnevad oma juuri ja see on noortesse ka läinud, et kui ma alustan näiteks lavakooli tudengitega seda projekti ja küsin, ma alustan eestlaste puhul küsimist vabadussõjast alates. Me ju teame seda, et ega väga paljud meie otsesed eellased ei saanud seal vabadussõjas sõdida, sellepärast et paljud tapeti maha, paljud viidi hiljem siis Siberisse. Tavaliselt ongi mingi vana-vanaisade vennad või need, kellest saab rääkida, kes võtsid osa sellest vabadussõjast. Aga paljudel inimestel on see pilt juba selge, nii et nad võivad täiesti vabalt rääkida ja paljud suguvõsad on korjanud kokku need materjalid. Ja need, kes ei ole sellega tegelenud, et see on kuidagi nagu õhus, et need, kes ei ole sellega veel tegelenud, neil on kuidagi väga kerge ja väga kiiresti, nad saavad sellele
probleemile küüned taha, nii et ei ole mingisugust nagu ootamist eestlaste puhul olnud vaja, et kuni nad kuskilt oma neid materjale kokku otsivad. Noh, meil on see väga hea. Vene keelega inimestel see nii ei ole, nendel on ju teada, et kui nendel juured oleksid, siis nad oleksid seal, kus nende juured on, aga nad on siin ja järelikult neil ei ole juuri. Et nemad ei, Narvas ma olen teinud paar korda nende inimestega, et nemad ei tea, kust neid otsida ja ei korjata ja Ukrainas oli sama lugu, et umbes nagu ei tea ja et neid ei ole kogutud, aga paari-kolme päevaga oli selge, kust nad vastastikku ise õpetasid, kust keegi midagi otsida saab ja mismoodi ja hakkasid innustunult peale, et see on üks asi, mis projekt head teeb, on see, et sellest osalejad tahes-tahtmata hakkavad tegelema oma juurtega ja siiamaani on vist vähe inimesi, keda see ei huvitaks. Mitu korda oleme rääkinud, just, et teie olete viidanud Ukrainale. Ukraina on ju praegu ikkagi meie igapäevaelu osa, et tegelikult on kaks olulist asja, mis praegu sellel aastal teid Ukrainaga seob, et esiteks on Tallinnas just esitletud siis järjekordselt, kes ma olen sarjast siis selle projekti sarjast siis esitlust Ma jätsin Ukraina 2022 ja teine asi on see, et juba siin 2 kuu pärast augusti keskel on Narvas tulemas järjekordne Vabaduse festival, kus ilmselt kõikide plaanide täitumisel näeb ilmavalgust, kes ma olen projekti järgmine esitlus, mille me sai materjali kogutud Ukrainast ja just sealt Ukrainast saigi tagasi tuldud, et äkki võib siis anda väikese pilguga sellest, et mida ja miks siis on kogutud ja miks me peame nüüd nende eestlaste elulugude kõrval ka siis neid Ukraina lugusid Eestis siis kuulama neile, mõtlema, mis missiooni te sellega täidate? Ega ma selle töö juures ei mõtle ju seda, et ma täidan mingisugust missiooni. Et kõige selle juures on kõige olulisem asi on ikkagi see, et ma tahan teada. Ma tahan teada ja see on minu jaoks kõige otsesem tee saada teada. Et see Vene Draamateatri lavastus on nendest ukrainlastest ja selline pealkiri ka, Ma jätsin Ukraina 2022, mis tähendab seda, et nad tulid ära 2 poissi ja 1 tüdruk, nad tulid ära pärast täiemahulise sõja algust. Ühesõnaga need poisid ei läinud rindele, nad ei läinud kaitsma Ukrainat. Nad tulid ära, ma tahtsin teada, mis lugu see on. Ja mis ma teada sain, mida ma enne seda ma ju valmistusin ka, et Ukraina ajalugu endale selgeks teha nii palju, kui raamatute järgi seda teha saab ja mingi paari kuu ulatuses, aga nii palju küll, et Ukraina on sedavõrd erinevatest osistest koos olev riik, et seda ei olegi niisama lihtne hallata, nii nagu minu arvates ei ole võimalik hallata Venemaad. Et ülearu suur riik saa nagu kunagi endaga toime ja siis sellest, mis ma nendelt meestelt siis kuulsin, sain ma tegelikult aru, nad on Ida-Ukraina poolt. Üks Mariupoli teatri näitleja, kui te mäletate, siis meil oli suurelt uudistes Mariupoli teatri puruks pommitamine, kuhu ettele kirjutatud suurelt teeti selle sama teatri näitleja. Ma sain aru, paralleelselt nii, ükskõik millega ma tegelen, ma ju mõtlen meie endi probleemidele. Ja see, mis ma esimene paralleel, mis ma nägin, oli see, et kui nad taas iseseisvusid, eks ole, siis nad ei osanud või ei taibanud kehtestada ukraina keelt.
nii nagu meie seda ei teinud täpselt Narvas. Mis tähendas seda, et alates 14. aastast alles tasahilju hakati nagu niimoodi pöörama ennast ukraina keele peale ja 22. aastast alates oldi juba aktiivselt vene keele vastu. Aga selle ajaga oli üles kasvanud terve põlvkond Ukraina vabariigis, kes olid venekeelsed ja kes ei saanud äkki aru, mispärast me peame nüüd kõik ukraina keele peale üle minema. Ja sealt lähebki see piirjoon ja need osad ongi venelaste poolt vallutatud, sinna need rohelised mehikesed sisse tulidki. Õpetus meile. Meil oleks juhtunud täpselt samamoodi ja meil võib täna ka veel juhtuda täpselt samamoodi. Ka koolides ei kehtestatud kohe seda ukraina keelt. Nad jäid hiljaks umbes sama kaua kui meie. See oli esimene asi, mis ma õppisin. Nii et siis ei ole imestada midagi, et noored mehed, kes Mariupoli teatris mängisid vene keeles, et alles 14. aastast tasapisi tulid ka ukrainakeelsed näitemängud ja alles 22. aastal kehtestati see, et nüüd on kõik ainult ukraina keel. Nad ei saanud aru, miks see niimoodi on. Nii praegu ei saa meie Ida-Virumaa inimesed ja pool Tallinnat ka aru, miks see niimoodi on, kui me ei nõudnud 130 aastat tagasi või rohkem. Selliseid asju ma õpin, selliseid asju ma püüan ja ma ei imesta, et need mehed Ukraina eest sõtta ei läinud. Nendel on veel see ka, et kui hakati seda Mariupolit pommitama, siis ühesõnaga, et riiklikud struktuurid ei tegutsenud, ei olnud tuletõrjet, ei olnud meditsiiniabi, mitte midagi olnud, inimesed pidid ise seal hakkama saama. Ja teine asi on see, aga nad ei olnud ka sõjaväge läbi teinud. Ühesõnaga, kui inimesed ei ole seda läbi teinud, siis nad ei tea, mida nad saaksid teha. Ja nad ei teinud mitte midagi. Nad lasid jalga. Nad lasid Mariupolist lihtsalt jalga. Ja siis oli see Azovstal, kus siis mehed hakkasid vastu pidama. Aga need mehed siis teadsid, mida nad teevad. Aga kui mees ei ole käinud, mitte ainult mees, naine ka, ei ole sõjaväekohuslane, ei tea, mida ta peaks kriisi ajal tegema, siis ta ei teegi midagi. Kas meie omad teavad? Okei. Ei tea. Ja järelikult juhtub täpselt samasugune asi. Nad lihtsalt tulevad, neid on lõputult palju. Surm ei loe siin mitte midagi, nad tulevad ja meie ei tea, mida teha. Varjendid on, meil ei ole. Alati oleme ironiseerinud, ma ei tea kes, soomlaste üle, et need on nagu soomestunud, et peavad venelastega nagu hästi läbi saada peale seda talvesõna. Aga mida nad teinud on? Valmistunud kogu aeg. Üle maa on varjendid, eks ole. Helsingis on neid varjendeid rohkem kui Helsingi linna kodanikke, et ka külalised ära varjata. Nad on sellega kogu aeg tegelenud, aga mida meie ootame? Need on need asjad, mida ma õpin ja miks ma seda teen ja miks ma ei oska nendele ka ette heita, ei ole minu asi ette heita nendele, kes Ukrainast on jalga lasknud. Seda mitte. Sest mina ei ole seal. Aga see, nüüd ma läksin Ukrainasse, et teha see sama projekt veteranidega. Ehk siis nendega, kes on sõjas olnud ja ei ole enam sõjaväekohuslased, muidu nad ei saaks augustist tulla siia Narva ja seda projekti lõpuni viima. Nii et Narvas on siis nad on sõjainvaliidid, nii või teisiti, 5 3 meest, 2 naist, kes on siis selle sõja nii kaugele, kui nad said läbi teinud. Ja nad tulevad ise siia, materjali ma korjasin praegu, nüüd ma pean selle kokku panema. Ja siis nad esitavad ise oma materjali, mis neile kokku saab pandud. Ja seal on ka muidugi Ukrainas on see, et inimesed on allergilised vene keele suhtes. Meil oli algusest peale kokkuleppe, et meil lubatakse suhelda ka vene keeles, sest inglise keelt nad kõik ei osanud. Ja ma tunnen ennast ka vene keeles nagu julgemini. Nii et nemad tulevad esinema ukraina keeles. Tekstid korjati neilt ukraina keeles ja salvestused kõik,
aga suhelda me saime omavahel vene keeles. Ma saan nüüd aru, et nüüd läheb alles veel nagu selliseks sisuliseks nüüd alles lähebki. Et mis nüüd täpselt saama hakkab ja millal meie sellest osa saame? See ongi augustikuus Narvas, kus on see Vabaduse festival. Me olime Rivnes, see on see linn, mis oli, varasti oli ta kunagi Poola all enne teist maailmasõda, see on see venelaste maailma tükeldamine, maailma jaotamine ja täpselt puudutab see ka Molotov-Ribbentropi pakti. Ma pole kunagi mõtelnud, et ma ütlen alati Baltimaadele seoses selle paktiga, ei mõtle sugugi nende ülejäänud maadele, aga seal oli täpselt samamoodi kirjas ja siis meie liitlased lahkelt siis teostasid selle Molotov-Ribbentropi pakti, nagu me aru saame, eks ole, sest muidu ei oleks me Venemaa all olnud. Ja selles linnas linn elab rahulikult. Selles mõttes, et selle aja jooksul oli 4 korda oli öösel olid õhuhäired, ühel ööl 2 korda. Et lõppes alles kuskil päris päeval. Et see oli see, kus venelased püüdsid seda küll vähe, aga võimalikult paljudes kohtades pommitada üle Ukraina. Aga pommitamine on selline, ja õhuhäire on selline, millele inimesed ei reageeri. Selles mõttes, et varjendis me käisime küll, et vaatamas, missugune see välja näeb, aga me ei varjendanud sinna kunagi pommitamise ajal. Teatris oli tore, teater peab reageerima, kui etenduse ajal teater mängib muide igapäevaselt ja publik käib väga palju teatris. Täna on nagu Ukrainas teatrit väga vaja. Et kui etenduse ajal on õhuhäire, siis teater on kohustatud suunama publiku varjendisse. Aga mina käisin, aga teatrietenduste ajal sellel kellaajal ei olnud kordagi häiret. Ja siis, kui vaadata seda rahulikku linna, mis on küllalt kaugel sellest päris sõjakoldest, siis mõtled ikka, et linn on nii rahulik. Nendel kõik linnaväljakuid nimetatakse Maidaniks. Ja see on see tõlge ühesõnaga, Maidan ongi linnaväljak. Ja Maidanil on, Rivnes on 250 000 umbes elanikku, Maidanil on neid hukkunuid umbes 300. Tähendab suured portreed nendest hukkunutest, terve väljak on neid täis. Lisaks muidugi haavatud ja lisaks muidugi teadmata kadunud või need, kes on veel Venemaal vangis. Aga elu käib linnas nagu ikka ja siis mõtled, et meie siin räägime, et me oleme sõjast, oleme nagu väsinud, me ei taha mõtelda. Et see on meist kaugel ja umbes nagu ei puudutaks. Ma mõtlen, et aga Rivne elanikud elades oma igapäevast elu, et kas see neid puudutab. Ja siis on neil sellised tseremoonia, nad välja mõtelt, see loodi Rivne linnas. Ja me tegime selle tseremoonia läbi ja me olime koos intervjueerisime neid inimesi, kes on seda loonud. See on see, et kui vahetatakse surnukehi Venemaaga ja seda toimub ikka aeg-ajalt. Või üldse, kui tulevad leitud inimesed, nad käivad läbi DNA kontrollist ja siis saadakse teada, kes nad kust on. Ja siis tuuakse Rivnesse need inimesed. Ja Rivnest viiakse edasi näiteks Lvivi, kes ei kuulu sinna Rivnesse ja veel paari kohta. Siis nendel on selline tseremoonia, et kui tulevad need külmutusautod, siis on mingid, ma ei tea, seal on 20 autot on vist sellised, nendel on Ukraina lipp on peal ja teine on mustvalge lipp on peal püsti. Miilitsa auto sõidab kõige ees ja teatab, et teed tehtaks tühjaks. Ja siis on need autod, kes võtavad vastu külmutusautod, saadavad nad, kõigepealt on see, et kui see kolonn nüüd läheb, siis tee ääres peatuvad kõik masinad, kõik inimesed tulevad autodest välja, seisavad valvel, osa nendest põlvitab. Siis minnakse sinna morgi
siis kõik need inimesed, kes on selles saatekolonnis, tulevad välja, põlvitavad, annavad seal vande, autod sõidavad morgi, need, kes rinnesse jäävad, võetakse pealt maha, ülejäänud külmutusauto tuleb uuesti kolonni ja siis teatab ka raadio, et sõidab see kolonn ja mängitakse ühte teatud laulu, see ei ole Ukraina hümn, aga üks oluline laul. Ja jälle täpselt sama asi, see kolonn sõidab, inimesed, kõik autod tee peal peatuvad, keegi ei saa edasi sõita, kõik seisavad valvel või põlvitavad. Ja siis, kui tuleb see linna äär, tuleb viimane ring, siis need autod lähevad kahte lehte ja see külmutusauto sõidab nende vahelt läbi, niimoodi jäetakse hüvasti nendega, kes siis saadetakse edasi Lvivi poole. See protsess toimub 2-3 korda päevas. Nii palju on neid, kes tulevad, keda saadetakse edasi. Ja vaat see on see, mida nähes sa ei saa unustada, et on sõda. Ja nad tahtsid seda, nii mitmeski linnas tehakse samasugust tseremooniat, aga mitte kõikides, üldse mitte kõikides ja ühes linnas oli ka nii, et nad ei suutnud seda läbi viia. Et nad mõtlesid ka, kogu see jutustus sellest, kuidas seda loodi, seda tseremooniat on Ukraina keeles, et kui ma saan selle lindi, siis saab see tõlgitud, aga see oligi see, et kuidas äratada inimesed sellele, et siis oligi lõpuks, et politseimasin sõidab, et siis on teada, et tulebki peatuda. Aga see on vägev tseremoonia ja siis ma mõtlesin seda, et Euroopa Liidu pealinnades peaks ka tegema vähemasti kord päevas sellise kohustusliku tseremoonia, et ei oleks seda, et me väsime sõjast ära. Ja samas ega seal lootust väga palju ei ole. Kas meil on tekkinud publiku hulgast küsimusi? Keegi soovib märku anda käega või anda märku, kui on kellegi. Siis me võime jätkata, et tõite välja selle, et kohalik teater töötab ja ta peabki töötama või et seda ongi vaja sellisel ajahetkel, et millist ülesanne see sellises lootusetus olukorras see teater täitma peab. Ütleme seal koha peal või siis ütleme meil, kes me peaksime tegelema sellega, et me ei unustaks või jätaks nagu neid teemasid kõrvale, et kui milline see teatri ülesanne siis selle juures on, miks seda vaja on ja milline siis see teater olema peab, mis oleks ajakohane just ja omaks sellist mõju. Küllap on see ikka erinev sellest, milline ta sõjatsoonis peab olema ja milline ta meil peab olema. Et seal on ka repertuaaris üsna palju selliseid kergeid lavastusi ja ma arvan, et see on inimestel võimalus lihtsalt olla koos, käia koos. Nii nagu, ega mina päris ei teagi, millist funktsiooni täidab teater tänapäeval, aga Vene ajal oli see meil ka see, et me saime käia koos, oli mingi koht, kus me saime eesti keeles. Lavalt räägiti meiega eesti keeles ja eriti Tallinnas, kus seda eesti keelt nagu tänaval oli, siis väga palju kuulda polnudki. Aga seal on ka, et seal ongi see, et meelelahutusel on selles mõttes tähtis koht ja kriisiaegadel ongi meelelahutusel väga tähtis koht, et ma mäletan seda, et kuidas Vene teatri ajaloost, et sõja alguses, kui Vahtangov tegi Moskvas oma printsess Turadotti, et siis oli ka, et see oli nagu inimestele lemmiketendus, et seda oli väga vaja. Aga seal on ka tõsiselt, seal on Holodomorist on üks etendus ja see on ainus etendus, mida ma vaatamas seal käisin sellel lihtsalt põhjusel, et meie inimesed said koguneda ainult õhtupoolikul. Aga sellel päeval ma teadsin, et ma pean seda nägema, et siis me mängisime ümber natukene. See on selline lavastus, kus äärmiselt palju tuttavat tuleb ette, kui kõik on ukraina keeles, aga see on täpselt see, et kuidas venelased, Vene sõdurid ahistavad ukrainlasi, aga nende hulgas on ju ka ukrainlased, ühesõnaga, et
kuidas reedetakse seda oma, kuidas hakatakse kaasa mängima vaenuvägedega, kuidas seda vilja korjavad tegelikult ära omad inimesed. Ja nii nagu meilgi, eks ole. Ega need asjad, halvad asjad, mis meil siin toimunud on tehtud küll venelaste juhandimisel, aga eestlaste kätega enamasti. Seda maksab meeles pidada. Ja sellega on veel selline lugu, et üks peaosalistest, kui Märt Meos, kes seda Vabaduse festivali üleval hoiab ja kes ma olen projektiga alati kaasas olnud. Mitte alati selles mõttes, aga algusest peale ja praegu ka nägi seda etendust varem ja siis lõppes etendus sellega, et üks peaosalistest põlitas maha, suudles lavapõrandat ja läks sealt rindele. Enam teda ei ole. Seal rindel ta hukkuski. Et selline lavastus, teine mees mängib seda rolli. See oli nüüd mõned aastad tagasi, jah? Ei, see oli... Jah, see ei olnud sellel aastal, see võis olla, seal oli millalgi festival, millal Märt oli seal žüriis. See koha peal. Just, mida ma ennem ka siin tuli meelde, et tegelikult ongi nagu väga ju erinevad inimesed, kellega kokku puutuda, et on täpselt see, ma jätsin Ukraina, et noored inimesed, kes valivad elu ja tulevad, ütleme siis teise riiki ja jätkavad oma toimetustega, aga minul oli võimalik eelmine aasta Tartus Draamafestivalil ka taaskord Vaba Lava lavastuse puhul kogeda seda, kus ka veel oli valitud festivalile välja siis lavastuselu sunnitud valikud, kus siis ka üks osaline, kes oli Ukrainast ka teatas, et nüüd kui ta tagasi koju läheb, siis ta läheb nagu noormees, ta läheb siis rindele ja mis ta saanud on, ei tea, aga need ongi need täitsa mõtlema panevad kohad, et osad, kes räägivad põhjendusest, et neid ei ole seal, miks neid ei ole seal ja teised, kes siis jätavad piinlikuga hüvasti ja lähevad sealt. Ja veteranid ütlevad selle kohta niimoodi, et kui sa ei võitle, eks ole siin oma rahva eest, sa lähed teise rahva hulka, sa pead hakkama selle teise rahva eest võitlema. Sa ei tee seda ka ja siis sa jäädki jooksu. Sa põgened eluaeg. Sest tegelikult on ju niimoodi. Et nad mõistavad selle hukka siis, jah? Et kui sa hakkad juba... Nad ei ütle selle kohta, nad ei väljenda seda, et ma mõistan hukka. Ta lihtsalt ütleb seda, et kui sa ei võitle Ukraina eest, eks ole, sa lähed Eestisse, kui sõda tuleb Eestisse, sa pead hakkama ju Eesti eest võitlema. Aga sa ei hakka Eesti eest ka, eks ole, võitlema, sa ei oskagi, sa ei saagi, sa ei suudagi seda. Sa ei valda seda keelt, sa pead jälle põgenema, jälle kuhugi ära minema, kaua sa jooksed niimoodi. Et selles mõttes, et see on väga täpne ütlemine. Siis ongi küsimus, et kas sellistes olukordades on õigus valida elu või nagu kui öeldakse, et valitakse elu, siis... No vaat ma räägin selle näite ka ära, mis ma rääkisin selle elu valimisest, et meil Vene Draamateatris lõpeb ühe poisi lugu sellega, et ta ütleb, et muidugi selles mõttes ta kahetseb, ta lihtsalt ei saa enam Ukrainasse tagasi minna, aga ta on ennast mänginud sellisesse olukorda. Ja ta lõpetab sellega, et ma valisin elu. Seletab sellega oma põgenemist. Aga praegu me olime üks selles järgmises projektis osaleja, töötab selles rehabilitatsioonikeskuses. Rehabilitatsioonikeskuses langenud sõdurite emad, kes peavad kuidagi sellest stressist välja saama. Nad saavad maalida. Neil on sellised ruudukujulised ette valmis tehtud need lõuendid ja nad saavad maalida. Alguses nad joonistavad mingite piltide järgi, pärast nad hakkavad ise juba fantaseerima. Aga seda sama tööd teevad ka sõjainvaliidid. Ühe sõnaga, üks on meil videos ka, üks mees, kelle käsi veel hästi ei liigu
et ta midagi joonistada ei saa, ta värvis Ukraina lipu kollane ja sinine. Pärast kirjutas siia teksti peale, kui me sinna ruumi sisenesime, siis ta nimetas ennast kohe Michelangeloseks. Pärast Michelangeloks, pärast ma ütlesingi tema kohta seda. Aga see psühholoog rääkis ühest mehest, kes oli kaotanud mõlemad jalad ja ühe käe. Ühekäelisest mehest, ilma jalgadeta. Kõik nad on, kui nad tulevad vigastena sõjast, kõikidel käib periooditi peal ju enesetapu mõtlemised ja kõik nõnda edasi. Aga siis oli hakanud see poiss ka joonistama. Ja siis, kui ta natukene, ühesõnaga, siis ta joonistas ja ärkas nii ütelda elule. Otsustas, et ta saab, et tal on võimalik niimoodi edasi elada. Ja psühholoog ütles tema kohta just täpselt samad sõnad. Ta valis elu. Ja kui ma nüüd võrdlen neid, kahte elu valimist, siis ikka, on meil üle mõtelda. Küsin, vaatan taas publiku poole, et kui on veel mingeid mõtteid küsimusi, siis võib märku anda. Ma tahtsin lisada siia selle, et Merle juba viitas sellele, et kui mina rääkisin ainult teatrist, et siis on üht-teist ju ikkagi ka jõudnud kaante vahele, et tegelikult kui me mõtleme juunikuu peale, siis minu viimase merepäev selline valusaim võib olla ka ja valgustavam lugemiskogemus oli 14. juuni Leedus. Et seal oli nagu väga, rääkisime korra sellest, ma tänasin selle raamatu eest ja siis vastasite, et see oli võlg, mida ma kandsin kaua kaasas ja mille ma pidin tasuma, et siis küsin selle kohta täpsemalt, et nii selle kohta, et äkki saab veidikene avatud nagu seda tausta, et kas sealt on nagu midagi sellist, mida tänapäeval teada, mäletada, meeles pidada ja mida see üldse see võlakohustuse selline tunnetamine ja kandmine tähendab, sest see oli väga huvitavalt väljendatud, et on nagu mingid asjad, mis nagu käivadki võlale kaasas, aga sa tunned eluaeg nagu sellist moraalset kohustust, nagu see teema või asi ära lahendada. Äkki saab natuke selle taustast ka rääkida, et see natuke toob meid selle eestlaste ja Eesti enda selliste ütleme valusate kohtade juurde. Nojah, et Pilgu ajal me tegime palju eluloo intervjuusid inimestega. Ja kui me alustasime, see oli 80ndate aastate lõpp. Ja siis inimesed nagu veel ei tahtnud hästi rääkida. Paari aasta pärast nad rääkisid juba üsna vabalt. Et siis oli ikka veel see, et mis mina, et mul on niivõrd tavaline elulugu. Ja kui nad hakkasid ise seda elulugu rääkima otsast peale, siis nad said aru, sest nad ise avastasid enda jaoks oma elulugu ja nad said aru, et ei ole olemas tegelikult seda, mis minagi arvan, et ei ole olemas tavalist elulugu, niisugust asja pole olemas. Aga siis, kui oli juba teada, et me selliste asjadega tegeleme, siis tuli üks nendest meestest meie juurde, kes oli siis lapsena küüditatud 41. aastal ja ütles, et nendest tuleb tingimata, nendest tuleb kirjutada, nendega tuleb midagi tegema. Me hakkasime käima nende kokkusaamistel, me intervjueerisime neid inimesi, need intervjuusid oli väga palju ja siis oligi see, et aga nemad ju loodavad, et kui nad vastavad meie küsimustele, nad loodavad, et sellest ju midagi muutub, et see kuskil, et teised inimesed ka teada saavad midagi sellest, et seda avalikustakse. See ongi see võlg, et me tahtsime teleseriaali teha, sellest ei tulnud midagi välja, sellest tuli ainult üks dokfilm. Aga minul jäi ikka võlg üles, et siis ma tegingi selle raamatu, et ma olen selle lõpuks ometigi teinud
ja nii mõnigi nendest ta olid ju kõik ära teelised juba, jõudis ikkagi seda raamatut veel näha. Enne kui ta läks sinna taevastesse. Aga meile 14. juunil olin ma seal samas Riives ja siis ma märkisin ära, et aga meil on täna leinapäev, et meiega juhtus see ja see. Ja siis tahes-tahtmata tuli jälle see, mida üldse nii palju üldse käsitlenud ei olegi. See on see, et me ju tõime sealt väga paljud lapsed ära, aga väga paljud lapsed läksid ju kaotsi. Et nad ongi kuskil Venemaal niimoodi püssiga meie vastas või. Noh, nüüd enam mitte nende lapselapsed püssiga Ukraina vastas. Et ja siis läkski kohe nendega kõik need paralleelid. Et nüüd on see, mille need Donetski ja Donbassi või mis need on, need rahvavabariigid, mis on juba välja kuulutatud. Seal on jälle juba terve põlvkond üles kasvanud, mis on juba zombistatud põlvkond. Mida Ukraina teeb nende maadega, kui ta näiteks võitlekski nad vabaks? Mis nad nende zombidega teevad? Need on ju miljoneid, nad ei saa neid ju välja saa. Minema ajada, maha tappa ei saa ju. Krimm samamoodi. Ja samamoodi nagu need meie kaotsi läinud lapsed. Ma ju tean, kui raske oli, me ju rääkisime sellest ka inimestega, kui raske oli kohale tagasi tulles Eestisse. Keel oli ununenud, oleneb kui vanalt sa läksid. Mõni ei osanud üldse eesti keelt. Et kui raske oli hakata õppima, mõned läksidki vene kooli. Mõned ei saanud sellest enam iialgi lahti. Nad jäidki niimoodi kõikuma ja see diagnoos on skisofreenia ja see on samamoodi nende tollal ära viidud laste puhul, kui ka näiteks olen kohanud nende inimeste puhul, kes lapsena viidi siit üle mere. Oleneb alati, mis seas sind tabab üks või teine asi, et aga see võib olla saatuslik. Kas kuskilt andmeid saab nende inimeste kohta, kes on Ukrainas praegu? Kuidas? Nende inimeste kohta, kes on praegu Ukrainas, kui nad ei ole seal sündinud. Saaks kuskilt andmeid? Ma ei tea kust. Ma ei ole küsinud sellest asja. Aga näiteks nende kohta andmed, kes tulid Venemaalt Eestisse. Te mõtlete 41. aasta omasid? Jah, 45, ma ei tea, nagu seda, jah. Need nimekirjad on olemas, kes tagasi tulid, aga need, kes tagasi ei tulnud, need me lihtsalt ei tea. Sest nende emad, enamasti need, kes 41. aastal läksid, nende emad surid ju nälga. Nad viidi lastekodusse. Ema tuli Eestisse. Mul on mehe ämm oli niimoodi, et ta tulid Eestisse, aga üks õde läks ära Ukrainasse ja temast ei tea mitte midagi. Aha. Ja üks vend onu elab Narvas, jälle midagi ei tea. Nii tahaks teada, kas mind huvitab see asi. Mina ei tea, kas Ukrainas on mingid selliseid üleüldise nimekirju üldse olemas. Me ei tea, ta on nimekirju, siis ei ole. Siis tõesti ei ole. Aga nende kohta näiteks, kus on seal Leningradi oblastis, nende kohta saaks kuskilt uurida. Leningradi oblastis? Jah. Kust Luuga kandis? Ma ei tea, mina ei ole tegelenud nende arhiividega. Ainus arhiiv oli see Tomski arhiiv, mida üks mees seal. Et see on see, et Venemaal oli ju ka natukene aega olid arhiivid avatud kuskil kas 90-ndatel või millal tehti korraks arhiivid lahti, et inimesed said sinna minna. Ja vist ei läinud 2 aastatki, kui need arhiivid pandi uuesti kinni, sellepärast, et see, mis seal avaldus, oli niivõrd jõle, et see Vene Föderatsioon ei saanud seda, aga seal Tomskis on teada kõik need, sinna me läksimegi nende 41. aasta laste jälil. Ja seal oli siis välja kaevatud kõik, mis seal Opi jõe kallastele, mis selle maakera pöörlemisega seoses ju uhutakse ühte kallast kogu aeg nagu madalamaks ja seal need kõik, kes olid maetud, need uhuti ühel hetkel lihtsalt välja, kolmad hakkasid jõest välja tulema ja
ühesõnaga seal arhiivides oli selliseid jubedaid asju, mis tegelikult oli nende küüditamistega seoses, et arhiivid pandi uuesti kinni. Aga meil oli üks Eestist läinud venelane valgekaartlase järeltulija Vadim Makšejev, kes paar sõna eesti keelt ka oskab ja tema oli kontaktis, sõitis rongis siit Viidi meie inimestega. Tema lastekoodus ei olnud, ta oli natukene vanem, aga tema jäi sinna ja niipea kui need arhiivid lahti tehti, ta hakkas välja kirjutama sealt eestlaste andmeid. Ja tänu sellele me üldse teame väga paljude kohta. Aga välja ei tohtinud midagi tuua, salaja kirjutas ja siis pandi arhiivid kinni. Aga Klooga koonduslaagrite kohta on midagi kuskilt? Kindlasti on, aga mina ei tea. Kindlasti on, need arhiivid on olemas. Memento käest tuleb küsida, Mementol on kõik need asjad olemas. Ida-maailma sain sealt ka. Just. Kui nüüd mõelda sellele, et kui palju on neid elulugusid kogutud, lisaks sellele igapäevane elu annab nagu ka ainest üha juurde, et kui nüüd vaadata praegu tulevikku, et kas on veel mingisuguseid selliseid võlgasid, mida tahaks kindlasti ära kustutada või veel midagi, mis võiks kuuluda nagu veel lähiaja plaanide hulka, et natukene. Võlgadega on niimoodi, et ega ma neid läbi kirjutada enam ei jõua, aga ma saan ma korrastan neid arhiive ja ma saan neid anda sinna kirjandusmuuseumile üle. Osaliselt olen ma seda teinud, osaliselt on see mul igapäevane töö. Ja ma pikemaks neid plaane ei tee, aga see töö, mis mul ülejärgmine, mitte järgmine ma olen lihtsalt lavakoolis 33. lennuga, aga ülejärgmine on see, et lavakoolis on neid juba päris palju tehtud ja alati siis, kui mõni selline esitlus on, siis õpsid ütlevad, et me tahame ka. Ja nüüd siis järgmisel suvehakul teeme selle Kes ma olen projekti lavakooli õpetajatega. Nii et kuulsad lavastajad ja näitlejad astuvad publiku ette oma lugudega. Ma ei tea, kes seal osalevad. Väga palju sinna ei mahu, sinna peavad mahtuma 32. lennu lavastajad ja dramaturgid ka veel. Aga mingi 5-6 inimest sellist on jah, kes ütlesid, et nemad tahavad ka seda korra läbi teha. Kusjuures nende juures on inimesi, kes ise juba dokumentaarteatriga tegelevad. Ma ei tea, mis sellest välja tuleb, see on mingisugune huvitav väljakutse, et kuidas see on umbes nii, nagu hakka pagaripoisile küpsetamist õpetama või pagarile saiategu. Ei tea, aga see on niisugune väljakutse, millest ma täna küll ei tea, kuidas ma selle üles ehitan selle tööprotsessi. Aga mis teile endale praegu teatris naudingu pakub või millest puudust tunnete? Sest et kui mõelda nende teetähiste peale, millest täna juttu korra on olnud, et olgu see Virgu või Kes ma olen projekt ja Vabaduse festivali nüüd siis uus lavastus, et aga kui vaadata selle pilguga, et me rääkisime, et kriisipiirkonnas, sõjapiirkonnas võib-olla teater appis midagi muud, aga mis see praegu on, mis teatris kõnetab või millest teatris vajab ka? Paar etendust, mis ma tean, et ma lähen vaatanud, on möödunud aasta etendused, küll üks on see Virginia Woolf, mida on Andrus Vaarik lavastanud, et ta räägib sellest vaimustusega, eriti oma näitlejatest, nii et ma pean seda nägema. Ja ma tahaksin väga vaadata Vabaõhu lavastusega, see on natukene ebademokraatlikult sätitud, eks ole, ma pean ise sõitma sinna autoga kohale, kui ma tahan seda näha, eks. Ma sellest pole veel midagi, ma võin sinna autoga kohale sõita, aga ma omas eas ei taha vabandust pimedas enam tagasi sõita. Nii et see võiks olla ikka kuidagi, aga nad on seda, tegijatel seda probleemi ei ole, saalid või ütleme, platsid on täis, nii et siis jah.
aga noh, ma arvan, et ma olen väga huvitatud sellest, mis Elma praegu paralleelselt minuga Vene draamast tegi, mida ma ei jõudnud vaadata. See on sellest, mis ta nimi on, Jumalad. Jumalad, jah. Just, et see räägib ka Mariupolist. Ja sellega on selline asi, et ta tegi 2 koosseisus seda. Tegi vene näitlejatega, tegi eesti näitlejatega, 2 keeles käib. Eestikeelsel etendusel on publikut küll ju veel ja venekeelne etendus on tühjavõitav. See vist ei lähegi käima, arvan ma, sest selleks, et keda, see näitab väga hästi ära seda meie tänase päeva seisu. Ja teatriilmas oli ka, Vene teatris oli ka see sama, et seal oli 3. impeeriumi hirm ja igatsus, eks ole, mis ju kanedas sõja ja inimeste monstrumiteks muutumise mehhanismidest kõneles ja mis ka tegelikult läks tühjadele saalidele Figaro ja minu veetla validi kõrval, eks ole. Eesti publik käis seal hästi, aga mitte Vene oma. Aga Vene oma mitte, et eks ole see küsimus, et kuidas nagu tuua või välja kutse või et ja kui Narvas on teater, siis ja Narvas ka see teatril ometi ei lähe libedalt, eks ole. Ei lähe, aga ta ikkagi läheb, selles mõttes, et vaikselt see asi käibki vaikselt, siin ei saa oodata nüüd väga kui esimesed 25 aastat sellega ei tegeldud, et siis loomulikult ma olen hilinenud ka sellega, eks ole. Muidugi, loomulikult. Hilineme kõigega ja ma ei mõista, millele meie, ma ei tea, millega tegelevad see ülemine korrus. Ausalt ei tea, sest need oli väga lihtsad asjad, mis on vaja korda ajada, aga neid ei aeta korda. Igasuguseid vaidlusi tühjade asjade üle on äärmiselt palju, kõik kogu aeg nagu midagi teeksid. Aga neid väga lihtsaid asju ei tehta. Näiteks pange Narva piiripunkt kinni. Punkt. Ja kes teistest piiripunktidest üle käib üle 3 korra aastas, jäägu sinna poole. Sest, miks? Et seda on võib-olla veider kuulda, aga nad käivad jooksevad Narvas piiripunktist üle sellepärast ka, muidugi käib seal 5. kolonni tegevus, see on täiesti selge, ükskõik kuidas meie ülemine korrus ei ironiseeriks selle 5. kolonni üle. Aga mina mõtlen seda, et seal käiakse odavat kaupa ostmas, eks ole. Meil seal Rivnes rääkis see rehabilitatsiooni direktor tegelikult, mis ta ütles ühele langenud poisi emale, kuigi ta ülemuse oma ametiposti järgi ei oleks tohtinud seda ütelda. Ema ütleb, et ta läheb nüüd kirikusse ja palvetab. Aga see kirik on Moskva patriarhaadi all. Ja see ülemus ütles talle, sa lähed ja viid sinna küünla eest kopika. Selle kopika eest osteti see kuul, millega tapeti su poeg. Nii, aga need kopikad, mida viiakse sinna üle Narva piiri, kas see on kuidagi teistmoodi? Nii et pange kinni see Narva piiripunkt. Väga lihtne ju. Saab mujalt ka üle. Aga meie, millele meie ülemine korrus mõtleb, et kui nad seal kõik Soomest tulnud ja igalt poolt tulnud, eks ole, nad ei saa kohe üle piiri, nad elavad seal meil hotellis, me saame teenida, nad söövad, seal jälle kopikas tuleb. Ülemine korrus mõtleb niimoodi. Aga alumine korrus mõtleb nii, see kopikas, mille sa küünla eest paned, selle eest ostete see kuul. Mulle eilsest Jaak Alliku sellest lõunatunnist meeldis see ütlus, et Eestil ei ole peremeest. Et nad tegelevad pseudoprobleemidega. See on tõsi. Et meil on kupjad ja kiltrid, aga meil ei ole mõisahärrat. See, kes seda asja valitses. Et paraku nii see on. Ja mis puutub seda kompassi, siis mul üks väga hea sõber ütles mulle kunagi, et ta tahaks näha, et tuleks üks suurem sõda
ja ma ei saanud sellest aru. Pärast, kui ta mulle seletas, et ta tahaks näha, kui kiiresti see kaader, kes meid praegu valitseb, jälle värvi muudaks. Mitu päeva selleks läheb. Ja 6 päeva, 7. puhkavad. See on nagu, aga see ütleb väga palju tegelikult. Ja kogu need vaidlused, see on poliitilised kempimised, see on nii väsitav. Mina usun, et liivakast ei mängi, kui sa mulle liivavorm ei jääna, siis mina ei pissi ja sa ei saa ka teha. Kokki. Ja see Vene õigeusu patriarhaat, miks nad seda ära lõpeta siis? Miks nad, aga selle vastu näiteks on seal sama Allikise ka. Aga Rivnes öeldakse selle kohta, jälle tuleb arvestada, et see on Poola pool, eks ole, see ei ole mitte see ida pool. Et kui tuli juttu sellest, nad ise ütlesid, et igasuguseid teemasid, mis mina tavaliselt üles võtan, need said nagu läbi võetud. Ja siis nad ütlesid ise, et aga religioonist ei ole me rääkinud. Ja siis nad hakkasid rääkima sellest Moskva patriarhaadist. Neil on ihukarvad püsti. Üks nendest ütles, et võitlevad, eks ole, poisid võitlevad Poola eest, aga kui nad, või selle Ukraina eest, aga kui nad hukkuvad Ukraina eest, siis viimane, kes neid ära saadab, mulda peale viskab, on see Moskva patriarhaat. Et see oleks nagu see kontrolllask. Teate, mis asi on kontrolllask? No just igaks juhuks, et olla kindel, et oled ikka surnud. Et ja nad ei ole saanud, just ja see oli minu üks üllatus, sest mina kunagi nagu uudistest kuulsin, et nad on välja juurinud selle Moskva patriarhaadi, läinud üle, aga ei, seal on see alles. Ja nendel on eriti, nad on ikka väga karvased ja siis umbes see, et mutikesed räägivad, et eluaeg olen seal käinud ja siis veteranid jälle vastavad, et kuule, kunagi sa tegid ju püksi, miks enam ei tee, eluaeg käinud. Aga seda on võimatu inimestele selgeks teha. Ja nendel ei ole aega inimestele selliselt selgeks teha, et siis ongi see, et aga miks meie seda ära ei tee, mis meid takistab? Et ülemine korrus jälle vaidleb. Liigutab suuga õhku seni, kuni me oleme ikkagi nägupidi vastu seina ja sellepärast, et ei tahetata populaarsus kaotada ja kui siis see ei vali ju mind, kui ma ta ära võtan ja see kõik see jama käib selle reitingu ümber, mis on vesitav. Ja ma pean ütlema, et ausalt, et need on nagu raskelt läinud, et mul on siin küll erakonnakaaslasi, aga mina ei tea, kelle poolt saan mina valida, kui tulevad need kohalikud omavalitsused. Ma ei saa enam mitte kellegi poolt olla. Tähendab, et me läheme teemast ilmselt mööda, aga et senikaua, kui me valime nimekirju, ei juhtu mitte midagi. See on küll, jah, väga õige. Kui inimene hakkab vastutama juba ise, kuna mind valitakse ja seda, kui nimekiri, ma saan sealt nimekirja. Võib-olla peaks algama sellest, et kui te olete märganud, siis meie põhikirjas või põhiseaduses ei ole ju vastutust ette nähtud. Ei ole, jah. Et alustaks õige sellest, et sellele Riigikogule ka vastutus panna ja kohalikele omavalitsustele vastutus panna, sest mille järgi mina igatsen, aga mul ei ole jaksu sellega tegeleda, võib-olla keegi võiks tegeleda kas või teatrivahenditega. Et kuidas see ikkagi juhtus, et pärast taasiseseisvumist oli ju kirja pandud, et me läheme eestikeelsele õppele üle 7 aasta jooksul. Et kus on nüüd need otsustajad nii omavalitsuste tasandil kui riigi tasandil, et seda ei toimunud. Keegi on kuskil sellest mööda vaadanud või teinud mingisuguse teistsuguse otsuse ja kes kus
täpselt tegi selle otsuse, et kohalikus omavalitsuses võib töö käia kohalikus keeles ehk siis vene keeles. Need on ju konkreetsed inimesed, kes on seda otsustanud, konkreetsed inimesed, kes on allkirja andnud. Ja kui on Riigikogus näiteks selline hääletus, et hääletatakse midagi ja mina olin see, kes ei hääletanud vale otsuse poolt, siis sellest on vähe. Riigikogu otsustas ja selle otsusega tehti või jäeti midagi tegemata. Siis kui mina näiteks Riigikogu liikmena ei palunud fikseerida oma eriarvamust, siis ma olen ikkagi selles samas paadis. Ja ma ei usu, et üldse on mingeid eriarvamusi kuskil fikseeritud. Ja vaat see on asi, mis on meil analüüsimata ja kuni see jääb analüüsimata. Seni ei parane mitte midagi. Aga kui võetaks letti kõik need näiteks Narva volikogud, kes ähvardasid direktoreid, kui need lasevad õpetada eesti keeles. Need on sellised faktid, mida õpetajad oskasid neile rääkida. Aga need on konkreetsed inimesed, kes seda tegid. Võimalik niimoodi välja tirida sealt oma urgastest ja siis ei saa enam sellised asju teha. Aga meil ei ole põhiseadusena ette, et peaks vastutama. Et siis kestab ja jätki kesta. Jah, et ei pea vastutama. Viimane, kes vabandust palus, oli Mart Laar, et ma eksisin ja ma palun vabandust. Et aga rohkem ei, aga ta oli noor ka siis. Aga kõik need jah, see on võimalik rahas välja nõuda ja saata siis see raha Ukrainasse. Kõik need eksitused. Ma saan aru, et meie lõunatund on läbi, et me oleme rääkinud teatrist, elulugudest ja jõudsime poliitika juurde, ilmselt poliitikast võiks rääkida, sest see meie igapäeva elu ja suhtumisi mõjutab. Et igal juhul mina tänan selle vestluse eest ja tänan ka publikut, nii et loodan, et muusikafestival läheb edasi sama edukalt ja toredalt, kui oli meie vestlust. Ja et see lahutab meelt, et see tõstab. Sest ma ei tea, kas selline vestlus tõstab, aga muusika, tema tõstab kindlasti. Ja et kaunist festivali kõigile. Suur tänu ka korraldaja poolt nii tänasele lõunatunni külalise Merle Karusoole kui ka vestluse juhile Steven-Kristo Evestusele. Aitäh, ma arvan, oli väga mõtlema panev ja usun, et järgmised kontserdid on tõesti need, mis pakuvad ka meelelahutust. Et olete kõik oodatud kell 7 täna Suureni kooli aulasse. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio pakub meile suveõhtut ooperit. Olete kõik sinna oodatud, aga veel kord suur aitäh meile Karuso ja Steven-Kristo Evestus. Aitäh tulemast!